ja lähme läbi. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Tere ja tere tulemast kuulama Nordea investeerimisalast webinari. Kevadel tegime päris mitu webinari ja rääkisime makroökonoomikast ja investeerimisvõimalustest, nippidest ja tehnikatest. Täna jätkame seal, kus kevadel pooleli jäime. Ja pealkirjaks oleme pannud küsimärgiga, kas investeeringud või kinnisvara, kumba eelistame. Täna on mul kaks Nordea spetsialisti rääkimas siis nendel teemadel. Anton Skvortsov räägib sellest, kuidas investeerida nagu prof. Tere, Anton! Tere, Martin! Tere, kuulajad! Ja kinnisvara teemad võtame teisena ette. Juho Laurits, Nordea kinnisvara partnersuhete juht. Tere, Juho! Tervist! Enne kui ma sõna annan Antonile ja lähme rääkima konkreetseid investeerimisteemasid, ma räägin mõne sõnaga sellest, kuidas meil tänane webinar on planeeritud, aga senikaua ma ootan ka juba meie kuulajate ja vaatajate tagasisidet. Palun öelge, kuidas teie investeeriksite pigem? Ja siin võib mõelda nii, et kuidas päriselt teete või kuidas tinglikult teete, et kas pigem väärtpaberitesse või pigem investeeringutesse või siis on ideaalne portfell moodustada nendest instrumentidest. Seni kuni vastate, meil on plaanis täna webinari teha tund aega ja sinna tunni aja sisse me oleme arvestanud ka seda, et meie kuulajad ja vaatajad saavad esitada meile küsimusi, saata kommentaare, märkusi ja olge head, kasutage selleks selle webinari tarkvara siis questions või küsimuste saatmise võimalust. Ja ma proovin neid siin aja jooksul ette võtta. Ja ma vaatan, et meil on juba tulemused olemas ka küsimuste kohta, mis meil siis pilt näitab, et enamus kliente valiksid endale hajutatud riskiga või siis erinevatest instrumentidest koosneva portfelli. Pelgalt kinnisvara investeeringu eelistajaid oleks umbes kolmandik ja pelgalt väärtpaberi investeeringu eelistajaid umbes 7% meie praegustest kuulajatest. Ja kuulajaid on meil täna väga palju liinil, isegi rohkem kui kevadiste webinaride ajal. Aitäh teile esimeste mõtete jagamiste eest ja Anton, võta sina siis nüüd sõnajärg üle ja me Juhoga paneme oma kaamerad kinni, et andmeühendus kiirem oleks. Minu poolt ja siis mina alustan tänast webinari ja siis tahaks rääkida üldse sellistest asjadest, et mis on siis peamised probleemid investeerimisel ja tahaks õpetada võib-olla natukene, kuidas need saab vältida. Aga üldiselt minu jaoks ka väga positiivne oli selle küsitluse tulemus praegu, et inimesed üldiselt ikkagi arvestavad sellega, et portfelli peaks hajutama, mis on nagu väga hea, mida ma näitan ka edaspidi, et see aitab nagu väga hästi. Ja siis mina näitan nagu, mis need tüüpilised vead võivad olla ja seda esialgu pigem finantsinvesteeringute näitel, aga siis edaspidi juba räägib meil juba kinnisvarast. Et siis millised on siis sellised nipped, mida kasutavad erinevad asjatundjad, et saada paremaid tulemusi, et sellest räägimegi kohe. Et üleüldiselt see peamine takistus eduka investeerimise puhul ongi inimeste psühholoogia, sest tegelikult
me oleme hästi kaua evolutsioneerinud ja siis see evolutsioon ei ole üldse arvestanud sellega, nende valikutega, mis on praegu inimeste ees ootamas. Ja siis on olemas erinevad sellised psühholoogilised nii-öelda probleemid, mis põhimõtteliselt teevad sellise eduka investeerimise väga keeruliseks. Et siin slaidi peal on välja toodud siis sellised erinevad näited nagu nendest probleemidest, et näiteks riskide vältimine ehk siis selline hirm kahjumi ees sunnib lihtsalt väga halval hetkel kapitali välja võtma turult, siis karjeefekt on väga-väga levinud asi, et ilmselt olete ka väga näinud seda, et kui mingi teema läheb kuumaks, ja siis kõik roonivad sinna investeeringusse. Et nagu näiteks enne aastat 2000 USA-s oli infotehnoloogia ja kõik need, mis olid seotud internetiga, et kõik need ettevõtted said siis, isegi ettevõttes ei pidanud nagu mingisugust äritegevust olema, aga lihtsalt pidi olema seotud selle internetiga ja siis oli väga lihtne turul saada sellist päris suurt raha, et muidugi sellest tekkis mull, mis pärast nagu halvasti lõppes, aga oligi see, et inimesed kõik ronisid ühte investeeringusse. Siis on väga suur probleem ka see, et järgitakse meediat väga palju ja meediaga on see probleem, et meedias on tegelikult kõige tähtsam asi, mille nimel nad üldse tegutsevad, on see, et saada inimeste tähelepanu, et oleks rohkem lugejad, et saaks müüa seda reklaami, et saaks rohkem klikke ja siis selle tõttu me tihti näemegi, et meedias tihti meedia tekitab nagu sellist paanikat, näiteks nagu selle aasta alguses oli Hiina puhul, et kui turud kukkusid, et siis igal pool oli nagu kirjutavad, et nüüd on nagu uus kriis on tulemas, samas kui on aktsiad taastusid ja kui olukord taastus läks paremaks, et siis sellest me väga palju nagu meedias enam tähelepanu ei ole näinud, et eks siis selles mõttes, kui tegutseda ainult selle meedia järgi, siis see tulemus ei pruugi üldse ollagi nagu väga hea. Ja üldiselt nagu sellised kaks Nobeli preemia laureaati on töötanud välja sellise teooria, inglise keeles on ta prospect theory, ehk siis selline väljavaate teooria, mis näitab seda, et kuidas inimesed üldse valivad erinevaid variante, kui on tegemist mingisuguse tõenäosusega või ebakindla tulemusega. Ja see tulemus on see, et tegelikult nad hindavad seda tõenäosust väga-väga valesti. Et näiteks kui inimesel oleks valida, kas saada 90% tõenäosusega 1000 eurot võitu või siis 10% tõenäosusega mitte midagi või siis saada kohe 900 eurot, et siis siin ta kohe valib, et saada kohe 900 eurot, kuigi tegelikult mõlemad variantid on sama oodatava väärtusega. Samas, kui oleks vastupidine olukord, et kas inimesel on valida, et kas 90% tõenäosusega ta kaotab 1000 eurot või siis ta praegu kohe maksab 900, et siin tegelikult on täpselt samad tõenäosused, et siin inimesed valivad pigem seda varianti, kus tal on nagu 90% tõenäosust kaotada seda 1000 eurot, sest nad üritavad seda kahjumi vältida ja üleüldiselt nagu inimesed kardavad seda kahjumi rohkem, kui nemad on nagu rõõmsad nagu selle võidu pärast. Ja siis samamoodi väga tihti hinnatakse üle ka neid väikseid tõenäosusi, et kui jällegi inimesele pakutakse, et 5% tõenäosusega näiteks seesama 1000 eurot võita või siis saada kohe 60 eurot, et tegelikult kuigi 60 eurot on rohkem nagu kui see suurem oodatava väärtusega, siis tegelikult inimesed armastavad selliseid lotopileteid ja siis valivad selle variandi, kus neil on nagu väike tõenäosus võita nagu suuremat summat. Ja siit ongi nagu väga levinud see kõik need loterimängud. Anton, ma korra segan siin vahel, et ma arvan, et nende loterimängudega on ka see asi, mis meile kõigile meeldib, et
ega väga paljud inimesed teadvustavad endale, et võita on väga-väga ebatõenäoline. Aga see võimalus, et ma osalen seal loosimisel, see teeb juba enesetunde heaks. Aga investeerimise poole peal on tegelikult see efekt nagu raskem tekkima, sest väga vähesed osalevad selles investeerimises. Aga kui juba osalevad, siis tekib ka selline tunne, et ma juba osalen selles kasumipoti jagamises, mis samamoodi ongi nagu loteriil, et hajustab seda fookust, et kuigi ma teadvustan, et minust on palju paremaid professionaale olemas, palju suuremaid pankasid, kes raha teenivad börsidel, siis kui mina investeerin, siis ma mõtlen, et aga ma ju ka teen seda ja küll ma siis ka kunagi teenin. Jah, investeerimisega see töötab ka niimoodi, et tegelikult inimesed on tihti valmis sellise väiksema kindlama nagu tulemusega, et miks tihti kasutataksegi seda hoiust näiteks, kus on justkui nagu see kindel summa, mis on lubatud kohe. Ja samal ajal, kui inimestel on tegelikult investeerides on põhimõtteliselt väga-väga suur tõenäosus saada sellest hoiusest oluliselt suuremat tootlust, siis tegelikult nad kuidagi on psühholoogiliselt on neil raske nagu seda investeerimist ära teha. Ehk siis tõesti, jah, sul Martin oli nagu õigus, aga igat pidi nagu see vale tõenäosuse arvutamine tegelikult inimeste peas, et see tõesti väga-väga palju segab seda õiget investeerimisobjektide valikud ja üldse nagu turule sisenemist ja kõik need investeerimisotsust. Et kui me vaatame nüüd ühte sellist uuringut, mis on USA-s tegelikult on selline firma, Talbar Inc., mis teeb iga aasta, vaatab, võrdleb, kuidas on tava selline keskmine eraisiku investor, kuidas tema tulemus on olnud sellel aastal ja siis pikemal perioodil ja võrdlevad seda siis lihtsalt turu tootlusega. Ja tulemuseks ongi see, et näiteks aastast 2015, et see aasta tootlus, mis oli keskmisel investoril, oli 3,66% väiksem kui S&P 500 ehk siis USA aktsiaturul ja siin näitabki see, et selle eraisiku keskmine tootlus oli miinuses -2% ja S&P oli väikses plussis. Ja see ei ole ainult üks aasta, et tegelikult kui vaatame, siis on tegelikult iga aasta, näiteks 20 aasta perspektiivis, et aastas inimene või keskmine investor jaab sellele S&P või sellele indeksi tootlusele üle 3,5% alla. Ja siis nemad ongi nagu uurinud, et mis on need peamised põhjused, mille tõttu see keskmise investori tootlus ongi väiksem ja siis tegelikult kõige suurem üle 50% sellest vahest tekibki sellest psühholoogilisest efektist. Ehk siis valel ajal minnakse turule sisse või valel ajal minnakse turult välja ja need samad asjad, millest ma just nagu rääkisin. Ehk et tekib see ostan, müün ja kahetsen. Jah, enam on küll, jah. Et siin ongi tegelikult mul siin ühel slaidil ongi väga hea hiljutine näide ja tegelikult see on reaalne näide, et see oli võetud ühest foorumist USA-s, et see oli veel, üks inimene oli kirjutanud veel enne seda, kui see USA valimised olid läbi ja siis tegelikult 35-aastane inimene San Francisco tehnoloogiatöötaja, ehk siis võib eeldada kõrgepalgaline, ehk siis peaks olema suhteliselt hea sissetulek. Et tema kirjutaski, et tema oli päris närvis, et ta ei teadnud, et mis siis saab ja arvas, et tegelikult selle Trumpi võiduga võib kaasneda uus majanduskriis ja siis seetõttu müüs ta oma investeeringu maha, ehk siis aktsia ja võlakirjaportfeli, mis on kuskil $250,000 ja siis pani lihtsalt väga madala tootlusega riigi võlakirjadesse ja tema selline idee oli selles, et siis kui Trump võidab, siis turg kukub kõvasti alla ja siis ta saab sealt sisse minna ilusti ja siis kui ikkagi Clinton võidab, siis see turg läheb natukene üles ja siis ta saab uuesti nagu siseneda. Okei, ta mõtles niimoodi siis, et Clintoni võidu puhul ta ei kaota palju, et kui ta selle võimaluse maha magab, siis heal juhul 5 või 10% jääb teenimata. Aga kui Trump võidab, siis kaotuse võimalus on oluliselt suurem. Ja seda ta arvas.
Ja siin on nüüd see kõige tohedam fakt on see, et ta kuidagi arvas õigesti ära, et Trump võidab, aga see, mida kõik prognoosisid ja kusjuures olid isegi hästi tuntud ja suured varahaldurid ka prognoosisid suurt kukkumist turul, kui Trump võidab. Aga tegelikult, mida me nägime, oli see, et aktsiad läksid väga kiiresti üles. Ja nüüd, mis on siis selle inimesega nagu tekib, on see, et nüüd ta vaatab, et ta magas maha, et ta on nüüd, aktsiad on justkui nagu kallimaks läinud, kui see, kui ta ise müüs neid. Ehk siis nüüd on tal jällegi psühholoogiliselt väga keeruline uuesti nagu sisse minna, et ta hakkab ootama siis turulangust, mis kunagi kindlasti tuleb, sest vahepeal nad tulevad ja see on hästi loomulik ka. Aga siis, kui turg hakkab kukkuma 5-10%, siis temale see hakkab tunduma sedapidi, et nüüd turg hakkab edaspidi kogu aeg kukkuma ja siis tal on nagu väga raske turule uuesti nagu siseneda. Ja siis jääbki tooma väga madala tootlusega võlakirjadesse väga pikaks ajaks. Ja siis neid selliseid näiteid on nii minu kogemuses kui ka üldiselt maailma kogemuses on hästi palju olnud. Ehk siis, kui sa lähed sealt investeeringust välja, siis on täiesti psühholoogiliselt väga keeruline sisse minna ja siis selle tõttu sa jäädki sinna madalama tootlusega investeeringutesse kinni. Ehk siis, mis see järeldus siin on, et isegi kui sa arvad nagu võib-olla mingil määral ühe sündmuse õigesti, siis on väga keeruline ära arvata, et kuidas see turg sellele reageerib ja siis on psühholoogiliselt väga keeruline kõikidest nendest oma ideedest kinni pidada. Ehk siis kõige lihtsam oleks lihtsalt turul sees olla ja siis pikaajalist tootlust teenida. Et tegelikult ongi see, et mis asi on üldse nagu see pikaajaline investeerimine, et jällegi igal pool meedias me kuulame või siis me loeme seda, et investeerimine peaks olema selline hästi põnev tegevus, et kogu aeg peaks midagi toimuma. Aga tegelikult see korralik pikaajaline investeerimine on väga igav ja üks USA see ärimees on väga hästi öelnud selle kohta, et tegelikult investeerimine on pigem nagu rohu kasvamise või siis värvi kuivamise jälgimine. Ja kui tahad põnevust, siis peaks minema kuskile kasiinosse. Ja see on tõesti ongi nagu nii, sest näiteks vaatame seda, et praegu inimesed näevad oma seda portfelliseisu, põhimõtteliselt iga hetk võivad online'is vaadata, et mis on tema investeeringuga juhtunud. Ja see ei ole tegelikult üldse hästi mõjunud, sest kui sa kontrollid oma portfelli iga kuu, iga nädal või iga päev isegi, et siis on väga suur tõenäosus, et sa näed sealt mingit miinust ja siis sa hakkad jällegi paanitsema. Sest lihtsalt puhtast statistiliselt, kui me võtame eelduseks, et meil on olemas aktsiaportfell, meil on 10% aasta tootlus keskmiselt, mis on väga korralik tootlus tegelikult. Ja siis sellel on 15% volatiilsus, ehk siis 15% on selline keskmine kõikumine, hinna kõikumine. Ja siis tegelikult statistiliselt arvutades tuleb välja, et on 93% tõenäosus, et igal aastal on inimesel positiivne tootlus. Ehk siis, kui ta vaatab korra aastas, siis 10 aasta jooksul temal on ainult üks negatiivne aasta statistiliselt. Et mis ei ole üldse väga keeruline üle. Samas, kui hakata vaatama portfelli näiteks kvartaalselt, siis on juba iga 4. kvartal, ehk siis kord aastas ta juba näeb selles portfellis miinust. Ja siis, kui jälgida seda portfelli igapäevaselt, siis tegelikult 120 päeva aastas on miinuspäevad. Ja siis jällegi, et kui me vaatame seda portfelli liiga tihti, siis alati inimesel on selle kaotusega väga raske leppida, väga raske seda taluda, sest tekib kohe hirm, et hakkab edasi kukkuma ja siis tuleb investeeringud justkui maha müüa. Ja tegelikult ongi see, et mida tihedamini sa seda portfelli vaatad, seda raskem on seda portfelli hoida ja seda raskem on korralikult käituda. Anton, kas on olemas ka mingeid teada-tuntud häid päevi, millal tasub vaadata, millal on alati ilus positiivne seis? Et kas vastu jõule või kevadel? No siin jah, sesoonsus on tihti olemas ja et selles mõttes aasta lõpupoole on tihti ongi see, et siin viimastel päevadel üldjuhul nagu toimub see hinnatõus. Muidugi see sesoonsus on lihtsalt ajalooline,
selline tendents, et ta ei pruugi iga aasta olla, aga tõesti võib aasta lõpupoole näiteks vaadata. Üleüldiselt ma olen just lugenud ka, et iga kuu viimased 2-3 päeva ja siis järgmise kuu esimesed jällegi 2-3 päeva. Need on üldiselt nagu sellised parimad päevad, et siis kui te peaksite vaatama, siis võib olla proovida siis nendel päeval seda teha. Ja suvi vist on üldiselt niisugune stabiilsem ja madalam seis, kus profid ütlevad, et sell in May and go away. Jah, see üldiselt ka tihti töötab kusjuures, mis on jällegi mingil määral imelik, aga ta tihti töötab jah, sest suvel on vähem osalejaid turul ka ja siis on seda lihtsam liigutada võib-olla ühes või teises suunas. Aga jah, et suvi on selline, kus ilmselt peaks üldse seda hindade vaatamist vältima ja siis pigem jah, siin aasta lõpupoole. Okei, aitäh sulle. Nii, ja siis jällegi, kui me räägime sellest investeerimisest, siis tihti ka loeme seda või siis kuuleme seda, et üks inimene on leidnud ühe sellise toreda aktsia, teine inimene on leidnud teise toreda aktsia ja justkui mingisugused sellised suuremat edulood, kust on mingi 1000% või 2000% on teenitud. Ja siis inimestel tekibki selline arusaam, et edukas investeerimine ongi üksikaktsiate valimine tegelikult. Aga see üldse jällegi ei ole nii, sest need lood, millest me kuuleme, on juhul nagu kas siis väga erakorralised, et tõesti inimestel on edanud, sest nii paljud inimesed sellega tegelevad, et ka statistiliselt on see väga võimalik, et mõnedel inimestel nagu veab. Või siis teine asi on see, et nad ei räägi nagu nendest miinustest, mis on inimesel olemas, vaid räägivad ainult sellest positiivsest kogemusest. Sest näiteks ma olen ka välja võtnud siin viimase 10 aasta sellised kõige paremini või kõige rohkem tõusnud aktsiad, mis on tõesti nagu tõusud on olnud 1500% ja 2000%, et mõned sellised tuntud aktsiad ka, et justkui tundub, et oleks võinud ka seda välja valida, et näiteks Amazon ja Apple oli ka seal sees. Aga tegelikult, kui ma vaatasin seda, kuidas need hinnad liikusid seal vahepeal, et tegelikult kõik need aktsiad olid vahepeal üle 60 või umbes 70% miinuses. Ehk siis tegelikult enamus inimesi ei oleks suutnud seda aktsiat hoida nii kaua ja siis tegelikult tootlus, mis tal oleks nagu saavutanud, on pigem miinus kui seesama suur pluss. Et ehk siis seda ühte aktsiat on esiteks väga raske valida, teiseks on väga raske hoida. Ja miks aktsiate valimine on üldse väga keeruline, et ma kohe siin näitan ühe uuringu alusel. Ma arvan, et siin jälle see takeaway ka, et mis sa alguses ütlesid, see, kuidas meedias edulugusid presenteeritakse, et eks ka seltskonnakroonikas on hea rääkida edulugudest, aga keegi ei taha väga tunnistada seda, kuidas ta oma raha ära põletas ja kõrvetada sai. Et see loob natukese kallutatud pildi kindlasti. Jah, täpselt nii ta ongi. Aga siis jah, räägin veel korra jällegi siin meil statistika aitab meid, et vaadata, miks üldiselt see üksikaktsiate valimine on keeruline, et peale seda, et selleks on vaja aega hästi palju ja on vaja kogemust, et siis puhtalt statistiliselt on seda väga raske teha. Ja miks? Et näiteks kõik teate ilmselt, et aktsiaturgu peegeldab aktsiaindeks, mis on sisuliselt erinevate aktsiate hindade keskmine. Ja siis võiks ju oletada, et kui see on hindade keskmine, siis tegelikult pooled aktsiad näitavad sellest paremat tootlust ja pooled aktsiad näitavad sellest kehvemat tootlust. Aga tegelikult, kui investeerimine ongi keeruline, et see ei ole üldiselt nii. Et on siin USA-s jällegi tehti väga põhjaliku uuringu, et vaadati hästi pikka perioodi 1983 kuni 2007 ja võeti üle 8000 erinevaid aktsiaid. Ja siis vaadati, et kuidas siis nende tootlus kujunes. Ja siis, kui me vaatame siin, et siis 39% ehk siis iga teine 5 näitas negatiivset tootlust oma eluea jooksul. Ehk siis tõesti päris paljud aktsiad on väga kehvad investeeringud. Siis peaaegu 1/5 ehk siis 20% umbes kaotas üle 75 või rohkem protsendi väärtusest ehk siis praktiliselt kogu investeering oleks läinud. Ja tegelikult 64% aktsiatest näitavad indeksist kehvemat tootlust, ehk siis rohkem kui pool.
Ja siin... ma korra segan, kas selle 64 sees on need 2 eelmist ka sisuliselt või? Jaa, see on 64 sees on need 2 eelmist sees. Ma kordan üle nendele, kes vaatavad meie webinari telefoni ekraanilt, et siin all on väikselt kirjas siis, et see andmebaas oli siis alates 1983 ja Ameerika börside aktsiad ja kokku 8054 aktsiat oli siis uuringus. Jaa, täpselt nii. Aga minu jaoks kõige suurem üllatus tuli siit sellest viimasest järeldusest või siis viimasest slaidist on see tegelikult, et kogu selle indeksi tootlus selle aja jooksul tuli ainult 25% aktsiatest, ehk siis 1/4 aktsiatest andis kogu selle indeksi tootluse. Ja siis, kui oleks inimesel õnnestunud kuidagi, õnnestunud niimoodi, et valida või vältida neid 25 parimad, ehk siis investeerida ainult sinna, mis need kõige kehvemad olid, ehk 75% aktsiatest, siis kogu tootlus sellel inimesel oleks 0%. Ehk siis tõesti nagu, see näitab seda, et kui keeruline ikkagi on leida neid väga häid investeeringuid, sest sa pead tõesti sattuma nende 25% sisse ja siis sa pead ka korralikult hoidma neid, et vaatamata sellele, kuidas see hind käitub, ehk siis sa pead väga hästi uskuma, et see ikkagi läheb ka edaspidi ülesse, et see on tõesti väga-väga keeruline tegevus. Aga kui siis on see tõesti keeruline, et mida me siis teeme, et mis lahendus siis on? Ja tegelikult üldiselt lahendus on suhteliselt lihtne, et hoida korralikult hajutatud ehk siis globaalne portfell, mis vastab isiklikule riskiprofiilile ja eesmärkidele ja siis regulaarselt rebalansseerida ka. Ja see tegelikult, see lahendus, seda ei peaks kasutama ainult siis finantsinvesteeringute puhul. Samamoodi võib vaadata ka seda tervet inimeste portfelli, et eks siis võib arvestada ka näiteks selle sama kinnisvaraga, et ei tasu ainult ühte kinnisvarasse investeerida, vaid esiteks erinevad objekte on vaja või siis teiseks ongi vaja lisaks kinnisvarale on ka mingisugused finantsinvesteeringud. Ja miks see hajutamine on nii tähtis? Tegelikult ongi sellepärast, et hajutamine on ainukene selline tasuta lõuna finantsmaailmas. Miks seda niimoodi nimetatakse? Sellepärast, et finantsmaailmas igal juhul selleks, et teenida kõrgemat tootlust, on vaja võtta suuremat riski. See on selline tõde, et alati, kui tahad kõrgemat tootlust, võtad suuremat riski. Aga tegelikult see hajutamine on ainukene asi, mis annab võimalust saada kõrgemat tootlust samal ajal riski suurendamata. Ehk siis, kuna erinevate varaklasside hinnad ei liigu üldiselt nagu samaaegselt ja ei liigu koos, siis investeerides erinevatesse, siis me saame seda portfelli niimoodi tasakaalustada ja saame saavutada kõrgemat tootlust siis väiksema riski. Ja rebalansseerimine on tegelikult see, et kord näiteks aasta jooksul, kord aastas viid selle portfelli osakaalud uuesti paika ja see annab võimaluse tegelikult, see on lihtne strateegia, et kuidas saab kallilt müüa ja odavalt osta, et selle ma kohe näitan ühe näide peal ja tegelikult kuskil, ise arvutasime, vaatasime, et kuskil ta võib lisada 0,2 kuni 0,8% tootlust aastas, ehk siis päris hea lisa tavatootlusele. Ja kuidas see töötab, et siin on üks reaalne näide, või vaatame seda näidet, et näiteks portfell on 50-50, 50% aktsiad, 50% võlakirjad, et kui aktsiad lähevad 50% ülesse, et siis aktsiaid on meil 60% ja võlakirja on 40%, ehk siis 100 eurost sai meil 125 eurot, ehk siis portfelli väärtus. Siis, kui me ei rebalansseeri, ehk siis jätamegi niimoodi, nagu ta oli, ja aktsiad kukkuvad 20%, siis portfelli väärtuseks jääb meil 110. Aga siis, kui me vahepeal rebalansseerisime, et müüsime neid aktsiaid, mis on üles läinud, ehk siis müüsime kõrgemalt ja siis ostsime võlakirju, mis siis on alla tulnud, ehk siis ostsime odavamalt, siis see rebalansseeritud portfell sellel juhul, kui aktsiad läksid 20% alla, et selle väärtus oli 113 eurot. Ehk siis siin on nagu 3 eurot vahet, see on 100 eurose portfelli puhul. Et kui see portfell teha suuremaks, siis see erinevus tulebki nagu päris suur juba sisse. Ja siin on ka üks reaalne näide, et
10 aasta kohta vaatasin, et kui vaadata maailma aktsiad ja siis maailma võlakirju ja panna nendest portfell kokku, et siis tegelikult selline portfell kasvas 4,7% aastas viimase 10 aasta jooksul. Siis sedasama portfelli, kui seda iga-aastaselt tasakaalustada, siis või siis rebalansseerida, siis kasvas see aastas 5,1% ehk siis 0,4% rohkem, mis võib tunduda alguses, et see tõesti juba ei ole nii suur vahe, aga tegelikult 10 aasta peale see on natukene üle 6% lisatootlust. Põhimõtteliselt väga lihtsa strateegiaga. Ehk siis see rebalansseerimine ongi väga lihtne strateegia esiteks, et teiseks ta annabki nagu võimaluse müüa kallilt ja osta odavalt, nagu me kõik tahaksime seda teha. Ja siin selle slaidi peal lihtsalt on hea näide sellest, et kuidas see hajutamine töötab. Et see heledam sinine, et need on siis maailma aktsiad, mis kõiguvad päris palju ja nende tootlus on 10,8% aastas ja see volatiilsus ehk siis hinna kõikumine on 14,4% ehk siis kõiguvad nagu päris palju. Samal ajal siin see tumedam või tumesinine, need on need võlakirjaportfell või need maailma võlakirjad, mille keskmine tootlus on 6,3 ja siin tuleb muidugi arvestada, et siin tundub päris kõrge tootlus võlakirjadel, et see on lihtsalt hästi erakorraline aeg või periood, kus võlakirjade intressid läksid allapoole ja võlakirjade hinnad ise läksid ülespoole. Et selle tõttu see tootlus on kõrge. Ja siis me näeme, et volatiilsus on väga madal, et siis hinna kõikumine on väga väike. Siis, kui selleks, et näidata, kuidas see hajutamine töötab, et siin see helesinine joon ongi portfell 50-50 portfell, aktsiad 50% ja võlakirju 50%. Ja siis võrdlemegi, et kui lihtsalt võtta keskmine, et võlakirjade ja aktsiate keskmine tootlus on 8,5%. Samal ajal selle konkreetse portfelli keskmine tootlus on 8,7%, ehk siis ta on parem kui see lihtsalt nende keskmine, et siin töötabki see hajutamine. Ja see volatiilsus ehk siis hinnakõikumine jällegi keskmiselt oleks 8,6, siin keskmiselt on 7,9, ehk siis jällegi see risk, et hinnakõikumine ongi sisuliselt risk, et mida rohkem kõigub, seda suurem on risk, et risk on väiksem ja tootlus on kõrgem, nii nagu ma olengi seda öelnud, sest parade nende võlakirjade aktsiate korrelatsioon on sisuliselt olnud olematu, ehk siis praktiliselt 0 ja siis selle tõttu see hajutamine töötas. Lisaks tahaksin välja tuua siin ühte teemat veel, et meil siin väga kuumaks viimasel ajal on läinud selline indeksfondide teema, et justkui kõik aktiivselt juhitud fondid on kehvad ja võtavad nagu liiga kõrged tasusid ja indeksfondid on justkui nagu tulevik. Et millele lihtsalt tahaks nagu tähelepanu pöörata on see, et ainult haldustasu ei ole nagu lõpptulemuse tähtsam osa. Muidugi selle tähelepanekuga, et tasu on muidugi mõistlik, et seda tuleb ka vaadata, et see aktiivselt juhitud fond ei võtta ka üle mõistuse kõrget tasu. Aga indeksfondide puhul see parim tulemus, mida inimene võib saavutada, on see indeks, miinus siis väike haldustasu, mida on tõesti väike. Hästi juhitud aktiivsed fondid võivad või suudavad seda indeksi tootlust lüüa, ehk siis pakkuda paremat tootlust. Ja siin ongi see, et kas inimene on valmis selle parema tulemuse või parema asja eest maksta natukene rohkem või siis et ka tavapäraselt nagu ostes asju kuskil poest, et põhimõtteliselt, kui te tahate paremat kvaliteeti, siis te olete ju valmis ka natukene rohkem selle eest maksma. Et siin muidugi tuleb väga hästi valida, et milliseid fondi te ostate, aga selles mõttes jällegi ainult haldustasu peale ei tohiks tähelepanu pöörata. Ja siin lihtsalt nagu näiteks, et toome oma mudelportfelli siia võrdluseks, et siin on nagu võrdleme seda mudelportfelli, mis koosneb aktiivselt juhitud fondidest ja mudelportfelli tulemustest on fondi haldustasud maha võetud, ehk siis selles mõttes fondi haldustasudega on siin arvestatud. Samas võrdlusindeks, need on erinevatest indeksitest, koosneb võrdlusindeks sellele mudelportfellile sama varade jaotusega
ja siis sealt põhimõtteliselt ei ole mingisuguseid tasusid sees, ehk siis see on puhtalt indeksi tootlus. Ja nagu me näeme, et siin aktiivselt ühitud fondid suudavad ka päris piisavalt pikas perspektiivis 2 aasta jooksul ja 1 aasta jooksul ja selle aasta algusest sellest võrdlusindeksist paremat tootlust pakkuda. Ja see tähendabki seda, et nende indeksfondidega parem tulemus olekski võrdlusindeks miinus väikese teenustasu siin. Et siin aktiivselt ühitud fondidega on võimalik sellest ka kõrgemat tootlust saada. Ehk siis mida tahaksid järeldada ongi see, et tegelikult vaadake ka nagu analüüsigist investeeringut täielikult, et mitte ainult, et see on odavam, sellel on palgastasu, et see on alati parem. Ei pruugi see niimoodi olla, et see on see selle slaidi järeldus. Nii, ja siis räägiks kiirelt ka praegusest turu väljavaatest, et mis siis meie siin turgudest arvame, et esiteks siin on välja toodud erinevate turgude hinnatase 10-aastase PE alusel. PE on siis hind jagatud kasumiga ja siin võime nähagi, et mis on hetkeväärtus, mis on siis ajalooliselt on selline mediaantase ehk siis keskmine tase ja siis siin on ka dividendi tootlus. Et mida siit võib järeldada on see, et mõned turud on võrreldes ajalooga on piisavalt kallid, ütleme niimoodi ja sellest me oleme ka lugenud, kuulnud hästi palju ilmselt, aga millega inimesed ei arvesta on see, et tegelikult tuleb arvestada ka selle majanduskeskkonnaga. Ehk siis see, et meil on praegu madal inflatsioon ja madalad intressid ja ajalooliselt selline madal inflatsioon, ehk siis 1,4% kuni 3% on olnud aktsiaturgudele kõige parem ajahetk või siis selline keskkond ja siis pikaajaliste intresside puhul on ka, et sellised madalad intressid on väga hästi toetanud neid aktsiaid ja isegi intresside tasemel 4–6%, see keskmine, see hinna siis kasumi suhtarv on olnud 23,3, ehk siis meil on tegelikult väga palju veel intressidel tõusuruumi, enne kui me näeme mingisugust probleemi aktsiatel. Ja sellest tulenevalt tegelikult Nordea selle asset managemendi arvamusel ikkagi globaalselt hajutatud portfellil on endiselt piisavalt mõistlik pikaajaline tootlus, ehk siis nagu pikas perspektiivis keskmiselt umbes 7% aastas peaksid need maailma aktsiad meile toodud. Ja siis lisaks, kui seda praegust olukorda veel vaadata, et mis on positiivne, on see, et üldiselt investorid on väga positiivselt meelestatud, kuid samal ajal mitte üleliigselt, mis on hea ja positiivne, sest kui üleliigselt positiivne meeleolu on, et siis see mõjub juba pigem kehvasti. Siis me nägime ka, et eelmisel nädalal kõik USA peamist aktsiaturgu on samaaegselt uute tippudele läinud ja see on juhtunud esimest korda alates aastast 1999, eks jällegi väga positiivne ja seda turu tõusu vedavad sellised tsüklilised majandussektorid nagu energia ja finants, et eks siis jällegi see on positiivne näide sellest, et see tõus on jätkusuutlik ja see tõus on tugev. Siis, mis on jällegi väga tähtis turgude jaoks on see, et ettevõtete kasumid ja ettevõtete kasumit oodatakse, et kasvavad järgmine aasta natukene üle 4%, see on Thomson Reutersi andmetel. Ja siis lisaks see uus sündmus, mis on toimunud, ehk siis Trump on saanud USA presidendiks ja siis sellest tegelikult, kuigi on väga raske nagu ära arvata, mis need reaalsed sammud tulevad, aga tegelikult on kindlasti teada või suhteliselt kindlasti teada, et ta pakub seda hästi palju sellist fiskaalset stiimulit, ehk siis alandab makse ja siis investeerib infrastruktuuri hästi palju ja siis selle tõttu on isegi mõned juba maailma agentuurid on tõstnud USA ja ka maailma majanduse kasvuprognoose ja siis see üldiselt suurendab ka seda inflatsiooni ootusi ja siis tõstab ka USA võlakirjade intressi. Ja miks see nüüd tähtis on, et millest ka väga
vähe räägiti veel viimasel ajal, aga sellest finantskriisi lõpust tegelikult on hästi palju raha liikunud võlakirjadesse. Ehk siis 1,55 triljonit dollarit on liikunud võlakirjafondidesse, samal ajal kui aktsiafondidesse, vaatamata sellele tõusule, on läinud ainult 1,36 triljonit. Ehk siis inimesed on oluliselt vähem raha panustanud ka aktsiatesse ja nüüd, kui intressitõusuga võlakirjade hinnad hakkavad kukkuma või tulevad alla vaikselt, et siis inimeste või investorite raha võib hakata voolama nendest fondidest välja ja siis tal on vaja kuskile minna ja siis ta lähebki sinna aktsiatesse ja see võib anda jällegi sellist lisa stiimuli või seda lisapositiivsust aktsiaturgudele. Ehk siis sellises keskpikas perspektiivis suure tõenäosusega näeme seda, et aktsiaturge võib oota üldse selline positiivne meeleolu ja positiivne tulemus. Ja see minu poolt on suures plaanis kõik, et jätkame siis edasi. Aitäh sulle, Anton. Ma annan kohe varsti sõna ka Juhale edasi. Enamus meie kuulajaid ju on pigem huvitatud kinnisvarasse investeerimisest kui ainult väärtpaberitesse. Aga enne ma võtan ühe küsimuse, mis meil on tulnud. Anton, sa vastasid päris paljudele asjadele ära, aga mõned asjad siiski. Et meil on tulnud selline küsimus, et mida me arvame üldiselt raha paigutamisest hoiulaenu ühistutesse ja nende jätkusuutlikkusest. Ega me tegelikult Nordeana vist väga ei ole siin analüüsinud nende ettevõtete jätkusuutlikkust. Kindlasti tuleb arvestada, et tegemist on selles mõttes riskantse investeeringuna, et siin ei kehti riiklikud garantiid, mis muidu hoiustele. Investeeritakse ju tegelikult laenudesse ehk et kui teha investeering laenuhoiu ühistus, siis sisuliselt me anname kellelegi laenu ja me loodame, et ta on võimeline laenu tagasi maksma. Et see risk on kaunis teadmatu ju. Jah, sellega ongi nii, et seda on väga raske niimoodi meile öelda, et kas ta sobib näiteks ühele või teisele investorile. Tegelikult iga inimene peaks vaatama sisse, et see ongi kõige tähtsam nagu iga investeeringu puhul, et sa peaksid ennem aru saama, et millega tegu on, millised riskid on, millised need teenimisvõimalused on. Ja üleüldiselt, nagu ma olen ka maininud, et mida kõrgemat tootlust sa saad, seda kõrgemad riskid on. Ja kuna see tootlus sealt on piisavalt kõrge, siis järelikult kuskil on seal ka risk on seal taga. Et kui see risk inimesele sobib, kui ta seda talub, siis ta võib ju sinna jällegi mingi osa investeerida, et see on iga inimese enda otsus. Aga jällegi tuleb hästi aru saada, et millised need projektid on, millesse nagu raha antakse, et miks need projektid võtavad raha just niimoodi, aga mitte pangalaenuga, mis oleks oluliselt odavam. Et kõik need küsimused, mis peaksid olema nagu vastatud ja siis juba kui see sobib inimese eesmärgile ja riskitaolusele, siis ta võib ju mõelda ka, et mingi väikse osa rahast ka sinna paigutada. Ma oskan siia lisada veel nii palju, et mälu järgi oli see kevadel, kui Tõnis Oja Postimehes kirjutas ühe näitliku loo nendest investeeringutest ja kuidas seal tootlust arvestatakse ja natuke riskidest, et soovitan üles otsida. Mulle väga meeldis see lugu. Teine küsimus on ka, et Anton, kui meil praegu Dow Jones ja S&P 500 tipus on majandused on tsüklilised, kas meil on oodata tegelikult aktsiaturgudele ka korrektsiooni või jätkub tõus nüüd selle najalt, et mujalt instrumentidest voolab raha aktsiatesse? No siin jah, neid lühiajalisi liikumisi on muidugi väga raske prognoosida, aga millega tuleb arvestada on see, et tegelikult see korrektsioon mingil määral on juba siin hiljuti ära toimunud, sest sellest 2015 aastas oli saavutatud eelmine tipp kuskil sel kevadel ja sellest ajast on päris paljud turud on langenud seal vahepeal 20% ja rohkem. No see USA turg iseenesest langes seal kuskil kas 18% vist, et ta päris nagu seda 20% ei langel. Aga ikkagi see korrektsioon, mingisugune korrektsioon on vaikselt juba ära toimunud ja ei tasu oodata samasugust langust, nagu meil finantskriis oli, sest see oli tõesti üks kord 100 aasta jooksul toimunud nagu sündmus.
aga selline mingisugune korrektsioon on juba vaikselt ära toimunud. Ja kui ma vaatan nagu selliseid lihtsalt need majanduse väljavaateid ja kõik need investorite rahavoolu ja siis üleüldiselt tundub, et võiks ju liikumine nagu üles jätkata. Samas ta ei jätku, igal juhul ta ei jätku nagu selles mõttes ühejooneliselt ülespoole. Et kõik need liikumised ikkagi toimuvad, aga vähemalt tundub, et analüüsides seda olukorda, et võiks ikkagi nagu see positiivne trend mingi aeg nagu jätkata, sest majandus on ikkagi positiivne, raha on odav, ehk siis intressid on endiselt madalad ja siis inimesed on ka positiivselt meelestatud. Okei, aitäh sulle. Aga Juho, nüüd sõna sulle, et meil on natukene veerand tunni aega ja jõuame selle võib-olla huvitavama teemani täna. Jaa, aitäh Martin, aitäh Anton, et väga põnevad teemad olid, aga pikaaegis oleks tahtnud ka sõna sekka öelda, aga siis oleks võib-olla veel rohkem aega kulunud. Aga mind paluti siis täna rääkima kinnisvara investeerimistest ja kui mul sellest räägiti, et ma võiksin esinema tulla, siis päris tükk aega läks aega, et mõelda, millest teile täna rääkida. Et täna, kui meediat lugeda, siis viimase 1,5 aastat me oleme lugenud Eesti tublid kinnisvara investorite edulugusid, kuidas nad on teeninud suuri summasid, kuidas nad on suured passiivsed sissetulekud, aga väga nagu ei pöörata tähelepanu sellele või väga ei taheta sellest rääkida, et mis need negatiivsed küljed selle kinnisvara investeerimise taga on. Et millised on ohud, mida see üürileandja peab siis arvestama. Ja ma mõtlesingi, et ma põgusalt täna teile nendest asjadest räägin ja näitan ka paari arvutuskäiku, kuidas siis aru saada, et kas kinnisvara on kasuliku tootlusega või mitte. Ja tegelikult alustuseks võiks kohe rääkida sellest, et kinnisvara investeerimisi on 2 erinevat varianti. Üks on siis üpriski lihtne, inimene ostab omale näiteks korteri ja kõrgemal hinnal või tippus müüb maha. Et odavalt ostab, kõrgemalt müüb ja see vahe ongi tema tekitatud tulu. Teine variant on siis üüritulu, kus siis inimene üürib oma korteri välja, kas siis pikaks või lühiajaks. Pikaajalised üürilepingud on siis sellised aasta-2 ja sellised lühemaajalised on siis sellised Airbnb taolised, mida me siin viimasel ajal hästi palju oleme kuulnud ja näinud, et kus on siis 1-2-päevased või kuni nädalaajased. Aga see lühiajaline investeering sõltub hästi palju tegelikult meie turismist, et mis hooaeg meil hetkel käsil on, kas on mingid tegevusi meil turistidele Eestis hetkel pakkuda või mitte. Ja et see pikaajaline üüriäri, ma usun, et on kindlasti kõvasti stabiilsem, aga samas lühiajalisem on kindlasti natukene kasumlikum. Aga ma küsin korra vahele, et ma saan aru, et tegelikult sa räägid meile praegu sellest elamufondist või elamispindadest, sellepärast et ju minna ärikinnisvara investoriks on eraisikul kaunis raske, et meil siin turul on instrumente, ma tean, et investor Toomas Äripäevas alles hiljuti kirjutas oma investeeringust ärikinnisvarasse, aga ega neid valikud väga palju ei ole. Ja tõepoolest see lühiajaline nädalavahetuseks välja rentimine on ju rohkem kui turismiettevõtte tegevus ja kus see kinnisvara on lihtsalt põhivahend, et ta ei ole iseenesest investeering kui selline, et seal on ikkagi riskiks ei ole mitte kinnisvararisk, vaid riskiks on see, et kas Soomest või Venemaalt enam turiste ei tule. Okei, aga lähme siis selle elamispindade rentimise ja müümisega edasi. Jaa. Ka mina ei saa erineda eelkõnejast, mina pean ikkagi värvilisi tabeleid näitama ja ma tegin sellise ilusa 2-aastase tabeli meie kinnisvaraturust. Tegemist on siis Tallinna korterituruga ja aluseks võtsin siis Statistikaameti andmed, alumine tulp on siis meil reaalsed ruutmeetri hinnad, millega siis keskmised ruutmeetri hinnad, millega tehingud tehti ja ülemised numbrid on siis need, mis siis näitavad inimeste kinnisvaraportaalides olevaid soove, mis hindadega inimesed soovisid tollel hetkel oma objekti müüa. Ja see tabel on siis 2014 jaanuar kuni siis eelmise kuu seisuni. 2015 aastal ma kuulsin turu peal päris palju kõlakad jutte, et nii, et kui kinnisvara hinnad tõusevad täna meil 1500 € ruutmeetri kohta, siis meil on buum käes.
tänapäeval on 2016 aastas ja täna on meil ruuduhind tõusnud juba üle 1600 euro ruutmeetri kohta ja ikka ma julgen väita, et ei ole ikka meil see buum käes, et kus kohas buumi jutt võiks pärineda võib-olla sellest, et 2008, siis kui meil reaalne kinnisvara buum ja majanduskriis nagu ukse lävel oli, siis sellel hetkel oligi tegelikult kinnisvara hindade kõige kõrgemal hetkel ruutmeetri hind kuskil 1500 euri ruutmeetri kohta. Ja arvatavasti selle pandigi niisuguseks verstapostiks, et kui kunagi meil kinnisvarahinnad hakkavad uuesti tõusma ja tõusevad 1500-ni, siis meil on jälle buum käes. Aga teisest küljest on see, et mitte ükski majanduskriis ei ole samasugune nagu eelmine. Et kui me enda ümbritsevat materiaalset elu üldsegi vaatame autosid, vaatame poest toiduhindasid, siis tegelikult need on kordades kõrgemad kui 2008 aasta kriisi ajal või tipu ajal. Et aga keegi Coca-Cola pudeli hinna järgi ei ütle, et nüüd on buum käes meil. Mis mul siin üks hästi huvitav asi, mis mul siit veel välja joonistas, on see, et kui me vaatame, proovin hiirega ka teile näidata, nii. Jaanuar 2015 oli meil reaalmüügi hind Tallinnas korteritel 1565 euri ruudu kohta ja see hind 2016 aasta jaanuaris oli 1541. Ehk siis huvitav fakt on see, et meil aasta hiljem tegelikult keskmine ruutmeetri hind oli hoopis langenud 20 euri umbes. Aga kui me vaatame samal ajal selle kinnisvaraportaali hindasid, siis 2015 aasta jaanuaril soovisid inimesed saada keskmine korteri ruutmeetri hinnaks 1774 euri ja 2016 aasta jaanuaril hind oli tõusnud pea 100 euri 1875-ni. Ehk siis paljud võivad täna mulle praegu öelda, et see kinnisvaraportaalide hinnatõus on tingitud paljuski sellest, et meil on väga palju uusi arendusi juurde tulnud. Jah, olen nõus. Aga ma tahtsin lihtsalt ühe niisuguse mõttetera siin või mõttel on ka õhku visata, et kui oletame, Mari paneb oma korteri müüki ja Mari on selles korteris elanud üle 10 aasta. Tal on väga suured emotsionaalsed sidemed või seos selle korteriga ja ta tahab, tal on raske sellest korterist loobuda, aga ta saab aru, et ta peab edasi liikuma. Ta vaatab kinnisvaraportaalides hindasid, aga ta südames teab, et tema korter on ikkagi natukene ilusam, natukene parem ja ta võib paremat hinda küsida. Ta paneb natukene kõrgema hinna kui kinnisvaraportaalides selline keskmine on samaväärse korteri eest. Esiteks ta tahab proovida, kas järsku leidub mõni ostja, kes sellise hinnaga selle korteri ära ostab või teisest küljest järsku, nagu ma just ennist rääkisin, et tal on emotsionaalne side selle korteriga ja ta paneb selle müüki. Kõrvalmaja, kelle me nüüd nimeks võtame, paneme kõrvalmaja Martin, vaatab ka kinnisvaraportaali ja vaatab, et naaberga majas on täpselt samasuguse planeeringuga korter sellise hinnaga müügis. Aga mina panen ka, aga miks sinu korter kehvem on? Ja ta paneb ka natukene turust kõrgema hinna. Ja niimoodi hakkabki see turu kõrgem, tähendab see kinnisvaraportaalidesse kõrgem hind kujunema ja samal ajal järsku leidubki mõni ostja, kellele tõesti see korter meeldib ja ta ostab selle korteri ikkagi natukene kõrgema hinnaga ära ja nii hakkab see alumine reaalstatistika nagu kujunema ja nii meil see graafik järjest vaikselt ülespool hakkab kujunema, sellepärast et kõik on nagu natukene emotsionaalselt seotud oma korteritega ja natukene on ka siis tahetakse turgu testida, et kas järsku leidub mõni ostja sellise hinnaga. Juha, aga ma nüüd küsin selle vahel, et mulle tundub, sa ütlesid see 2015 jaanuari, 2016 jaanuari näide, et nagu müüjad, kes kuulutavad oma korterit, nemad testivad, kas saaks kõrgemale minna. Aga teistpidi see reaalne hind on selles mõttes natukene ikkagi vist meie nagu sissetulekute poolt kontrollitud, et kui väga suur osa korteritest ostetakse laenu peale, seda on seda, et pangad teevad oma analüüsi, et kui palju nad saavad kellelegi laenu anda ja seeläbi nagu on see reaalne ostu natukene rohkem seotud reaalmajanduse kui nagu soovunelmatega. Et kui palk tuleb järgi, siis saab ka kallimaid asju osta. Täpselt, aga ikkagi
huvitav on jälgida, kuidas tegelikult inimeste unistused ja soovid nagu niimoodi ees ära sõidavad ja kuidas vaikselt siis reaaltehingud nagu järgi tulevad. Aga liigume siis edasi sellise graafiku peale. Siin on välja toonud siis üürikorterite keskmised ruutmeetri hinnad Tallinnas ja Tartus. Siin turu peal on päris palju räägitud sellest, et viimasel ajal ostetakse iga 4. korter üürimise eesmärgil. Ja kui me nüüd neid ruuduhindasid vaatame, siis Tartus on meil 2 aastaga 7 eurolt tõusnud keskmise korteri ruuduhind 7,7 eurini, aga Tallinnas on see hüppe olnud 8 euro pealt lausa 10 euro peale. Ehk siis, kui oli see keskmine 50 ruudune korter, siis siin paari aastaga on siin tõusnud 400 eurot juba 500 euroga. Aga ma julgen jällegi siukse huvitava väite õhku visata, et kui iga 4. korter ostetakse üüri eesmärgil, et hoovitakse üüriturule paisata, siis jah, Tallinna rahvaarv küll kasvab, aga ma julgen öelda, et päris suur osa inimesi on ka üüriturult järjest rohkem väljumas. Ja just nimelt ma räägin siis meie vaid meie laulva revolutsiooni sündinud inimesed. Kõik, kes on 88, 89, sealt edasi sündinud, see on tänasel üüriturul kõige aktiivsem klient nii-öelda. Juba viimased, ma julgen öelda, 4-5 aastat olnud. Aga see klient hakkab vaikselt oma eluga edasi liikuma, hakkavad pered tekkima, hakkavad lapsed sündima, vajadused muutuvad ja nad hakkavad oma esimest eluasjast ostma. Ja seeläbi nad hakkavad ka vaikselt sealt üüriturult nagu väljuma. Miks see nagu, ma arvan, võib nagu suurt olulise tähendusega olla, on see, et see laulva revolutsiooni aegne sündimus oli 2 korda suurem. Nimelt, kui ma nüüd eksi, siis 89 aastal oli laste sündimus 25 000, kui võtame kõrvale näiteks 2013 aasta, kus oli ainult 12 000, et me oleme järjest sündimusena vähenenud. Ja kui see suur hulk inimesi nüüd siit turult hakkab vaikselt üüriturult hakkab välja liikuma korteriturule, siis ma arvan, et siin üüriturul väga varsti on oodata mingit siukest väikest äristust või muutust. Aga see tähendab seda, et need, kelle korter olemas on, saavad siis müüa beebibuumeritele. Täpselt. Kui üüri enam ei saa. Nüüd võiks minna täitsa praktiliste ülesannete juurde, numbrite juurde ja siis, kui mul anti teada või paluti, et ma tuleks teile webinaril rääkima kinnisvarast, siis ma hakkasin kibekiirelt otsima kinnisvaraportaalidest ühte head näidet, ühte head korterit. Ja ma leidsin ühe keskmine korteri, 2-toalise korteri, mille oli 50 ruutmeetrit, mille müügihind oli 110 000 ja samal ajal see korter oli ka üüriturul üürile pakkuda ja üüri puhul küsiti selle korteri eest 500 euri kuuüüri. Ja siin paremal pool on siis pisikene tabel ja ma panin siuksed lihtsamad arvutuskäigud siia juurde, et aru saada, kui siis sina tulevane üüriandja, et millega sa võiksid arvestada. Et kui inimene ostab selle sama 110 000 korteri oma vahendite eest, ehk siis ta panga abi ei kasuta ja ta paneb selle kohe või paiskab kohe üüriturule, siis ühe kuu eest ta saab küsida 500 euri, mis siis aastas teeb 6000 euri. Lisaks sellele see on nagu ainus koht, mis tal on siis seotud tuludega. Ülejäänud punktid on siis meil ainult kulud. Ta peab maksma kinnustust, ta peab arvestama vakantsusega, ta peab arvestama korteri sisustuse amortisatsiooniga, et järsku see üürnik seal sees võib mingit pisikest kahju tekitada või lihtsalt loomulik kulumine ja kindlasti ka tulumaks. Kui need kulutused kõik kokku panna, siis aastas võib tal keskelt läbi kuluda 1800 euri selle korteri ülalpidamise peale. Samal ajal kui üürnik maksab talle 6000 euri. Kui need numbrid kokku panna, siis tegelikult üüritulu aastas tal on üle 4000 euri, mis on tegelikult täitsa viisakas number ja üüritootuseks aastas on 3,7 ja siinkohal tahaksin tegelikult kiirelt küsida teie käest, et kas teil on midagi vastu pakkuda?
See 3,7 on selles mõttes nagu väga korralik tootlus, kui arvestada sellega, et inflatsioon isegi järgmisel aastal on meil prognoositud 2,6% noorte poolt, ehk siis see on 1,1% reaaltootlust, mis on tõesti väga korralik ja väga positiivne. Lihtsalt siin tahaks jällegi tuua seda, et on olemas ka mingisugused teised variandid, et nagu samamoodi need aktsiatel on olemas ka dividendi tootlus ja nagu me nägime seal minu tabelil, kus olid ka terve indeksi tootlus on 2,2% protsendist kuni 3,9%-ni ja tegelikult kui valida eraldi need dividendi aktsiaid, siis on täiesti võimalik vähemalt samasuguse dividendi tootlusega aktsiaportfell ka kokku panna. Ehk siis jällegi variante on erinevaid, et tuleb neid erinevaid kaaluda, mis töötab paremini. Okei. Selge, aga nüüd ma liigun natukene keerusema või võib-olla ka tegelikult siis tavapärasema slaidi peale. Et aluseks on täpselt seesama 110 000 euri maksev korter, mis on 50 ruutu. Aga siin juhul, kui ma eelnevalt rääkisin, et iga 4. korter ostetakse üüri eesmärgil, siis ma julgen kahelda, et see iga 4. korter on ostetud ainult enda säästude ja oma vahendite eest, et suure tõenäosusega on ka panga abi seal kasutatud. Ja ma võtsin aluseks siis eraisiku laenu tingimused ja kriteeriumid, et kui see inimene soovib 110 000 korterit osta, siis miinimum omafinantseeringu suurus, et pangast laenu saavad on 20%, ehk siis 110 000 22 000. See tähendab seda, et pangast peab laenu võtma ikkagi 88 000. Kindlasti, kui inimene hakkab mingit korterit või mingit objekti ostma, peab ta arvestama kõrvalkuludega. Neid ma küll siia tabelisse sisse juurde veel ei lisanud, aga ma tõin need eraldi välja. Hindamisakt keskelt läbi turul 200 euri akti kohta ja hindamisakti on just nimelt pangal vaja, et siis veenduda selles tagatises. Ühekordne laenulepingu tasu, mis on 1% laenusummalt, see teeb siis praeguse näite puhul 880 euri ja kindlasti ka notaritasu ja riigilõiv. Et tegelikult notaritasu ja riigilõivuga on selline lugu, et sellise korteri puhul täna notaritasuks oleks 739 eurot ja pluss siis ärakirjad, nagu notaritel meeldib öelda. Aga tegelikult on see müüjaga kokkuleppeline, et millise tehingu osa, milline osapool siis kinni maksab, aga selliseks traditsiooniks on saanud, et tehakse pooleks. Ja kui me nüüd seda tabelit vaatame, siis need esimesed numbrid on täpselt samad. Kuule, aga räägi korra lahti. Mis asi see vakantsus on? Vakantsus. Vakantsus on siis see moment, kui näiteks üürnik sellest korterist lahkub ja uus üürnik on sinna korterisse alles sisenemas. Ehk siis see periood, millal sa otsid selle uut üürnikku sinna korterisse. See aeg, millal raha ei saa, jah? Ja teine küsimus on see, et tulumaks 16%, see on harjumatu number, et kust see tuleb ja kuidas see töötab? Sellega on nüüd tegelikult selline lugu, et kui eraisik hakkab oma korterit ja oma objekti üürima, siis tal on ikkagi kohustus maksta tulumaksu. Aga meie uues seaduses on siis niimoodi kirjas, et kui eraisik sellega tegelema hakkab, siis tal on võimalik tulumaksu 20%-st omakorda 20% kinni pidada korterile tehtavatele kulutustele. Ehk siis 20% võib ta kinni pidada ja ehk siis see ongi 16%. Okei, et see on nagu ettevõtlusest maha arvamine, kulude maha arvamine. Jah, täpselt. Nii saab 2016. Väga hea, aitäh. Ja nüüd siia tabelisse ma lisasin siis laenu intressimakse kuus aastas. See 380 eurot kuus ma sain niimoodi, et see 88 eurot võeti 30 aasta peale ja võeti turu keskmine intress ehk siis 2,4% ja sellise tulemusena siis keskelt läbi see laenumakse võiks olla 370 eurot. Aastas see teeb 4500 eurot ja kui me nüüd need kulutused kokku paneme, ehk siis kõik need amortisatsioonid, vakantsused, kindlustused ja ka laenumaksed, siis tegelikult sellel inimesel, sellel üüriandjal kulutusi on aastas 6425. Ehk siis puhas üüritulu on tal tegelikult miinuses. Kui ma selle pisikese slaidi eile valmistasin, siis ma jooksin vahepeal sellega ringi ja küsisin inimeste käest, et mis te arvate, et kas see oleks hea diil? Ma küsin teie käest ka, kuidas teile tundub, kui te aastas peate peale maksma 400 eurot keskelt läbi, aga samas teil oma kapital kogu aeg suureneb, ehk siis teil laenu maht väheneb
ja korteri nii-öelda siis väärtus teie jaoks nagu korter siis oma kapital suurem, niimoodi lihtsam öelda. Jah, investeeringud on see asi kindlasti nagu hea, et makstes nagu 400 eurot sinu kapital aastas suureneb 4000 võrra, mis on täiesti nagu positiivne. Et lihtsalt tuleb muidugi arvestada sellega, et selleks sa pead vahepeal seda maha müüma, et seda realiseerida. Ja siis sellega, et sul juhul, kui see üürnik välja läheb, siis peaks olema vahendid, et see laenumakse vahepeal kinni maksta. Aga üleüldiselt on see täiesti väga tore investeering igalt pidi. Et tegelikult tead täpselt, kui me nüüd selle slaidist edasi liigume, siis ega tegelikult neid arvutusi, mida see inimene peab tegema, neid on väga palju ja mis ma sinna sisse arvestanud, maamaks, kui see on sellel inimesel juba mitmes kinnisvara, mida ta omab, siis tal on maamaksu kohustus, et ta saab maamaksu vabastust saab inimene ainult ühelt eluasemelt. Ja kui tal on neid rohkem, siis ta peab teiste pealt juba maamaksu maksma ja maamaks on ikkagi natukene tõusnud aastate jooksul. Maakleri tasu. Iga tubli üüriländja kasutab kindlasti maakleri teenust, et oma korterit siis üüriturul kuulutada ja hea üürnik leida. Maaklerid täna on turul meil ikkagi väga professionaalsed, nad aitavad head kliente leida, neil on väga head lepingupõhjad, üürilepingupõhjad ja kindlasti tuleb ka maakleri tasu arvestada, aga see on jällegi kokkuleppeline, kes siis maakleri tasu maksab. Ja kindlasti ei tasu unustada remondifondi, et kui inimene omab täna korterit, siis suure tõenäosusega korteriühist on ikkagi mingi remondifondi suuruse välja mõelnud iga korterisse kohta. Et siis tulevikus jälle kortermaal midagi kõpitseda, midagi paremaks teha. Aga remondifondi ei saa nii-öelda kahjuks või õnneks üürniku õlule anda, et remondifondi maksmine on ikkagi üüriländja kohustus. Et need on need igasugused kõrvalkulutused ja neid kulutusi võib kindlasti veel palju rohkem olla, mis siis selle üürikorteriga üüriländjale seonduvad. Ja lõpetuseks kindlasti ka meie siis kõige raskem teema on tegelikult, kui midagi selle üürnikuga juhtub. Kui see üürnik on pahatahtlik, kui see üürnik jääb võlgu, kui seal üürnikul tekivad makseraskused, meie tänane seadusandlus on niivõrd keeruline, et tegelikult sellel üüriländjal on väga väiksed võimalused seda inimest sealt üürikorterist välja tõsta ja tagantjärgi oma rahasid kätte saada, et alati see on väga suur risk, millega tegelikult inimesed peavad arvestama. Kui see on see pahatahtlik üürnik, ta on seal pool aastat sees, tal on kommunaalvõlad tekkinud, tal on teile üürivõlad tekkinud, te ei saa temast lahti, te peate erinevate võimuesindajate juurde pöörduma ja abi paluma, aga see kadalik on väga pikk ja et need võlad, mis seal on tekkinud selle perioodi jooksul, neid tagasi nõuda, see võib ka suures pildis ikkagi peaaegu võimatuks osutuda. Jaa, see on päris hea. Ma korra segan vahele ja vabandan meie kuulajatele, et me läheme ajaga natuke üle, aga meil tegelikult ongi ainult üks sisuline slaid järgi jäänud. Ma lisan enda poolt siia probleemide teemasse selle, et kui me nüüd võrdleme seda kinnisvarainvesteeringut väärtpaberite investeeringuga, siis üks probleem, mis kinnisvara poole peal kindlasti on see, et päris keeruline on teha hajutatud portfelli, millest Anton rääkis, et mul on palju objekte ja need objektid on üle maailma laiali. Kui lihtsalt mõelda selle peale, et kui tulevad rohelised mehikesed või mingid muud värvi mehikesed, et tegelikult ei ole suurt vahet, kas see korter on Tallinnas Kadriorus või Kristiines. Mõju hinnale on ühesugune, et see on see, kui me nüüd võtame üks versus teine lahendus, et peab natukene mõtlema. Ja kindlasti ka viimasel ajal meedias on päris palju läbi käinud uudiseid, kus riik plaanib tegelikult üüriturule siseneda, et see võib ka kindlasti väga suuresti seda turgu jällegi mõjutada. Aga ongi minu viimane slaid tegelikult, et see on minu kokkuvõttev slaid, kus ma tahtsin veel korra üle rääkida, et kindlasti kinnisvarasse investeerimine on jätkuvalt atraktiivne tegevus, aga sellega kaasnevad omad ohud ja inimesed palun uurige, küsige ja suhelge, et nendest ohtudest paremini teadlikud olla ja võib-olla neid natuke ennetada.
ja ma ikkagi julgen väita, et iga korter, igal turu olukorral on võimalik osta korter ja see enda jaoks nagu natukenegi nii-öelda enda kasuks tootma panna. Ja kindlasti see positiivne sõnum on ka see, et Tallinna rahvaarv, kui ma nüüd siin viimased numbrid vaatasin, on meil suurenenud kuskil 5000 inimese võrra. Et kui ma ennist rääkisin, et meil see laulva revolutsiooni põlvkond hakkab vaikselt üürikorteri turust ära minema, siis näed, et tegelikult meil on kõvasti tublisid uusi inimesi Tallinnasse juurde lisandumas ja kindlasti ka palju välismaalasi, kes soovivad Eestisse alaliselt elama tulla ja tööle tulla. Ja. Aitäh sulle, Juha. Meil on päris huvitavad küsimused ka tulnud ja kommentaarid. Üldiselt peetakse kinnisvara investeerimist ikkagi nagu heaks diiliks ja ka laenu puhul ja täpsustame ära, et selle laenu näite puhul tulnud miinus 425 oli vist, et see on iga aasta, eks ole, kogu laenuperioodi vältel. Aga väga hea tähelepanek on meie kuulajate hulgas see, et selle laenu puhul tuleb arvestada oma finantseeringu tootlusega ka. Et kui ma oleks pannud see, näiteks 22 000 oli sul vist näites, kui ma oleks see 22 000 investeering kuidagi teistmoodi, mis tema siis selle 30 aastaga väärt on. Ja mida on mul siis see korter väärt, mille üürnik on piltlikult öeldes ju suures osas kinni maksnud. Et see on jah, üks huvitav vaatenurk. Me ei ole sellist arvutust teinud, tänaseks mitte, aga hea mõte. Siia ma pool lisaks ka, et see on väga hea tähelepanek ja kui arvutust tegelikult ei ole, aga see tähendab seda, et iga see investeerimise otsus peakski nagu lähtuma sellest, et aru saada, mis see sinu eesmärk on ja siis sellest juba vaadata, et mis need erinevad variandid on, et mitte olla nagu ühes variandis kinni, vaid analüüsidagi kõik need erinevad võimalused ja mis kõik need arvutuskäigud läbi teha ja vaadata, mis sinu jaoks on kõige sobivam ja siis tehagi kas lasutavasti ikkagi nagu portfelli osta või siis kui esialgu ei ole võimalust, siis vähemalt teha üks investeering, aga ikkagi teha see niimoodi väga hästi läbimõeldud, ehk siis analüüsides, mis vastab just sinu nagu sellele eesmärkile ja sinu ootust. Siis veel üks teema, mis on selle laenamise puhul oluline, et tõesti intress on muutuv, et on võimalik teha näiteid 3%-ga, 2%-ga, et kuidas kellegi laenukoormused asjad on. Ja peab arvestamata on ka teisi rahastamise võimalusi, aga hästi oluline ongi see rahastamise kulu, see laenukulu, mis tuleb kanda. Et meil on tulnud märkus, et on ka teisi eluasemelaenu pakkumisi. Aga üks huvitav küsimus ja mina ei oskagi sellele kuidagi vastata. Juha, äkki sina tead, mis on Eesti üüriturul nii-öelda mustraha ja liigub päris palju nagu sularahas seda üürimakset, kuidas me seda turgu üldse oskame kommenteerida, et kui palju sellist ametlikku ja tulumaksumakset seal turul praegu on? Tegelikult siin paar aastat tagasi on Maksuamet juba inimestele sellised pisikese kirju saatnud, kes omavad siis rohkem kui 5 kinnisvara. Et kutsutakse nii-öelda korrale, et palun ikkagi korrektselt nende asjadega ümber käia. Ja samas on ta nagu meelevalt ka mainisin, see 16% tulumaksu võimalus, et tegelikult on nagu riik võimaldanud ka minu sellised möönduse teinud, kuidas nagu seda asja nagu läbinähtavamaks muuta ja miks inimesed võiksid ikkagi nii-öelda ilusasti makse maksta ja mitte siis sularahas selle turul ringi liikuda. Et kindlasti ma võin teile öelda, et kui inimesed omavad rohkem kinnisvara ja siis kindlasti mingil hetkel Maksuametil võivad küsimused teile tekkida, et mis nende teiste kinnisvaradega hetkel toimub ja siis te võite nii-öelda blendris olla omadega. Sa andsid mulle uue mõtte, mille võib-olla on ka hea ära täpsustada. Kui me nüüd eraisikuna investeerime, siis Eestis ma saan kasutada investeerimiskonto süsteemi, kus siis väärtpaberi investeeringuid müües ja uusi asemel ostad ma vahepeal ei pea tulumaksu tasuma. Vist on niimoodi, et kinnisvara investeeringute puhul mul ju seda võimalust eraisikuna ei ole, et ma peaksin tegema seda siis läbi osaühingu. Ja Eestis on ju palju inimesi, kes ka teevad väärtpaberi investeeringuid osaühinguna. Seal nagu suurt võitu ei ole, aga siis kinnisvara poole peal tasuks
korraliku portfelli lõues mõelda, kas teha seda eraisikuna või läbi ettevõtte, siis saab kulusi rohkem maha arvata ja on tulusus äkki suuremgi. Täpselt. Aga ettevõttele tõenäoliselt ei anta laenu nii headel tingimustel korterite ostmiseks või majade ostmiseks. Täpselt, et täna nii-öelda ettevõtetel kinnisvara soetamisel jah, on üpris kehvasti praegu jah, et väga raske on nendel ettevõtetel lihtsalt üüri eesmärgil kinnisvara osta. Jah, no siin on mõtlemisainet. Selge, aga me oleme juba veerand tundi läinud ajaga üle, on aeg otsad kokku tõmmata. Ma tänan kõiki kuulajaid. Väga head küsimused on ka täna olnud, neid on palju, me ei ole jõudnud kõigile vastata, ma jõudumööda tegelen sellega ja saadan personaalseid vastuseid ka. Aitäh, Anton, aitäh, Juho ja peatse jälle kuulmiseni. Nägemist! Nägemist!